Tšau, kuidas teil läinud on? Mina sain vahepeal oma diivani ümbertegemisega valmis ja ma tahtsin seda ka teiega jagada. Kui ma selle diivani pruunina ostsin, siis ma teadsin, et ma mingi hetk tahan sellel diivanil katteriide ära vahetada. Ja mingi hetk ma ka Abakanist leidsin sellise kanga, mida ma kasutada tahan ning too hetk oli see kangas ka mingisuguse soodustusega, aga see kangas ootas päris tükk aega kapis oma aega ja ma arvan, et kui ma oleksin teadnud, kui palju tööd tegelikult see kanga vahetus nõuab, siis see kangas oleks seal kapis ilmselt veel kauem oodanud, aga üks hetk ma võtsin selle suure töö lihtsalt ette ja nüüd on lõpptulemus teie ees. See kõik, mis siia mõningate minutite sisse mahub, võttis tegelikkuses aega, ma arvan, et üle kuu aja, aga lõpuks ta valmis sai. Nii et head vaatamist. Kui me selle diivani Põltsamaalt tänapäevast antiigina poest ostsime, siis ta nägi välja selline pruun ja sametine ja iseenesest täiesti ilus, sobis ka mingis mõttes minu muu mööbliga kodus, aga ma olin alati unistanud sinisest sametisest diivanist ning kuna ka tal üks nööp oli natuke lahti ja ei olnud pingul, siis ma ikkagi otsustasin selle kanga välja vahetada. Et üldse kangale ligi pääseda, siis ma pidin sellise metallist kandi sealt kõigepealt kätte saama, mis oli naeltega kinni löödud ja see osa selle töö juures oli isegi üks kõige füüsilisem ja aeganõudvam. Ma jätsin ka mõned kohad meelega sisse, kus on näha, kui palju see naelade kakkumine tegelikult aega võttis. Aga tasapisi järjest nokitsedes ma sain ka selle tehtud. Kruvikeeraja ja tangide abiga ma siis võtsin kõik need klambrid lõpuks lahti. Ja siin ma uurisin, et mis materjal üldse sinna pehmenduseks pandud alla on. Ja ma üritasin kangast niimoodi ära võtta, et see polsterdus päris laiali ei vajuks, et ma saaks pärast seda sama täidet siis uuesti kasutada. Ja need nööbitagused ma ka lihtsalt füüsiliselt tangidega tõmbasin tagant lahti, sest et muud moodi ma neid kätte ei saanud. Ning kui need tagused olid ära võetud, siis sai juba eest nööbid kergelt kätte. Kui nööbid olid eest võetud, siis sai juba kangale ligi. Veel klambrite lahti kakkumist.
ja selline näeb välja siis see kangas, mis ma lõpuks Abakanist leidsin. Selline sinine ja sametine. Ja et kõigepealt üldse teada, kui palju kangast mul vaja oli, siis ma mõõtsin ära kõik diivani kanga osad ning paigutasin need paberi peale ning siis sain teada, kui palju mul üldse kangast vaja läheb ja kuidas on kõige materjalisäästlikum need tükid välja lõigata, paigutada. See diivan oli juba algusest saadik väga mugav ja mõnus, sa justkui vajusid selle diivani sisse, aga need paelad seal põhjas olid ikkagi natukene liiga välja veninud, siis ma ikkagi pingutasin ka need paelad ära ja põletasin servad ära, et nad rohkem ei vajuks sisse, aga peale ka seda pingutust jäi see diivan väga mõnusaks ja pehmeks. Kuna ma ei tahtnud kogu porolooni välja vahetada, mis seal diivanil pehmenduseks oli, aga see diivani serv tundus ikka natukene liiga ära vajunud, siis ma lisasin sellele servale natukene vatiini, et see serv oleks mõnusam ja pehmem ja hoiaks natukene paremini. Sellised nagu abikangad, nagu näiteks selle diivani põhjakangas, ma jätsin vana alles, lihtsalt harutasin selle vana kanga küljest lahti ja õmblesin siis selle uue sinise riba külge. Ja siin hakkab siis selle sinise kanga klammerdamine pihta. Õnneks oli mul 2 klambrilööjat, sest et üks ja parem klambrilööja oli kahjuks selline, millesse jäid kogu aeg klambrid sisse kinni ning millega oli paras pusimine, aga jah, kuidagi ma sain ikkagi hakkama. Ma üritasin neid klambreid lüüa nii kitsalt, kui ma sain, sellepärast et ma teadsin, et see ilupael, mis pärast sinna peale tuleb, ei ole ilmselt kuigi lai. Ja Nupsik võttis uue kangaga diivani väga ruttu omaks ning võttis selle kohe oma magamise kohaks. Ma ostsin valmis päris mitu ilupaela, sest et ma ei suutnud otsustada, millist kasutada. Üks tundus värvina palju õigem, aga jäi võib-olla natuke plässiks. Ja lõpuks ma leidsin Tartust ühe koha, kus sai sellest samast mööblikangast siis nööbid lüüa. Et teada, kuhu uue kanga peal nööbid tulevad, siis ma kopeerisin läbi selle vana kanga need nööbi augud valge pliiatsiga siis uue kanga peale ning siis ma teadsin, kui palju mul on ruumi vaja jätta nendele nööpidele, sest et see kangas tuleb veel sinna porolooni vahele suruda osadesse kohtadesse ning tekitada selline muster nii-öelda. Ja need nööbid ma kinnitasin 2 nööriga, et esimese nööriga ma tõmbasin selle kanga sinna pingule ja kinni ning teise nööriga siis panin nööbi sinna kinni, et see vaene nööp üksi ei peaks seda kangast seal kinni hoidma ja veel surve all.
ning diivani tahapoole siis ma sidusin kõvasti need nöörid selliste plastikutükkide külge kinni, et nad jälle sealt teiselt poolt läbi ei tuleks, sest et jah, see üks nööp seal ennem oli lahti tulnud ja ma kartsin, et äkki selle uue süsteemiga juhtub sama. Aga vähemalt praegu tundub, et see kangas sai tugevalt pingule ja nööbid ka kõvasti sinna kinni. Ja jälle kõvasti klammerdamist. Vahepeal tuli ka mulle õnneks Andres appi, sest ma lihtsalt vahepeal ei suutnud, et lisaks sellele klambril löömisele tuli ka hästi kõvasti suruda, et need klambrid ikkagi sinna puidu sisse kinni jääks ja kuidagi viltu ei läheks. Ja kuna seal ennem oli taga üks kile, ilmselt sellepärast ka, et see polsterdus nagu liiga laiali ei vajuks, siis ma ostsin ühe tüki koormakatet ja kasutasin seda, sest see vana kile oli väga räbalaks läinud. Ning siis ma üritasingi selle polsterduse sinna vahele tagasi toppida, kuidagi see nõeltega ennem kinni panna ning siis läks jälle klammerdamiseks. Ja siis tuli panna tagasi kõik see hein, mis seal käepidemete all oli. Ja ma võin öelda, et seda heina on mul siiamaani korterist tuleb, ma ei tea, kuskilt kapi tagant ja ma ei tea, kust kohast välja. Et see hein on päris tüütu materjal ja kogu see aeg, kui mul see diivan tegemisel oli, siis oli elamine nagu laudas seda heina täis. Ja mul on hea meel, et see aeg on vähemalt möödas. Ja veel klammerdamist ja klammerdamist. Ja lõpuks saab ometigi ilupaela kleepima hakata. Ma valisin ikkagi kuldse ilupaela, sest et see paistis selle diivani pealt kuidagi paremini välja ja kuna mul on ka kodus palju kuldseid detaile, siis see sobis ka kõige muuga paremini kokku ja ülejäänud paelu, mis ma veel ostsin, sain ma pärast ära kasutada diivani patjade juures, nii et need ei läinud ka raisku. Veel kleepimist ja kleepimist. Ja liimipüstoli variandi valisin ma sellepärast, et ma olen diivanipatjadele ja mujale ka ennem neid ribasid külge õmmelnud, aga mingi aeg alati see niit annab järgi ja siis on nii tüütu, kui see pael sealt hakkab lahti tulema ning ma ei tahtnud, et sama juhtuks minu diivaniga. Ja siis tuli veel istumispatjade katted õmmelda valmis. Selleks ma võtsin lahti vanad katted,
Võtsin kasutusele ka vanad lukud, mis nendel patjadel olid, sest et see niikuinii ei jää väga välja paistma, kuna nad on tagapool. Võtsin vanade tükkide järgi lõiked ning õmblesin nende järgi uued istumispadjad. Kuna iga istmepadi oli sellise erilise kaaria kujuga, kuna kestmine on siis kõige suurem ja otse, üks on vasakpoolne ja teine on parempoolne, et ühesõnaga iga padi oli natukene erineva kujuga, siis ma tahtsin just nende vanade tükkide järgi lõigata, sest nii on lihtsam sellest kujust aru saada. Ning kõige lõpus ma tegin siis juurde mõned uued diivanipadjad, värskendasin natukene vanu. Nende uute diivanipatjade kangas oli mul ka juba ammu olemas ja ootamas oma aega kapis ning ma sain ära kasutada need iluribad ning ka ühe tupsurea, mis mul oli varem valmis ostetud selle lambi jaoks, aga seekord ma ei värvinud seda riba mitte mustaks, nagu lambil oli, vaid värvisin ta diivaniga suht sarnast tooni. Mul on vanu selliseid tekstiilivärve ja siin on lõpuks näha lõpptulemus. Ma loodan, et see video meeldis teile. Kui see video meeldis teile, siis palun vajutage ka like-nuppu
ja kui te veel ei ole subscribe inud minu kanalile, siis tehke seda ja kohtumegi teiega juba mõnes järgmises videos. Tšau!